Kui ma olin umbes 8 või 9 või 10 aastane, siis mulle meeldis väga mängida igasuguseid lauamänge. Näiteks ma võisin tundide kaupa mängida nende narri mängukaartidega. Et loomulikult meeldisid mulle kõige rohkem need hertsoginnad ja kuningannad, kes siin kaartide peal olid. Aga teine lemmikmäng oli mul see NSV Liidu kosmosevallutustest rääkiv lauamäng, mis on tegelikult tehtud reis ümber maakera põhjal enam-vähem, aga natuke siis teises kujunduses. Et ma vist tüütasin täiesti oma ema ära, kui ma tahtsin kogu aeg seda mängu temaga mängida. Aga kõige eredam mälestus mul lapsepõlvest on seotud näärivanaga. Nimelt mulle meeldis väiksena käia väga peale kooli igasugustes poodides ja lihtsalt vaadata asju. Minu lemmikpood oli margipood. Aga mulle väga meeldis ka see pood, kus müüdi potte ja panne ja vaipu ja igasuguseid selliseid huvitavaid asju. Ja ühel päeval ma nägin, et selles samas pudukaupade poes kõrgemal riiulil oli see sama näärivana. Ja ma tundsin, et ma tahan teda endale saada. Aga kahjuks maksis ta väga palju, ta maksis 5 rubla ja minul ei olnud seda raha kuskilt võtta. Aga järgmisel suvel läksin ma TPL-i tööle, kõplasin peete ja teenisin tohutu rahasumma, nimelt 25 rubla. Ja loomulikult, kui saabus sügis ja ma linna läksin ja müügilettele ilmusid jälle näärivanad, siis ma seadsin sammud poodi ja ostsin endale sarnase näärivana. Ja kui ta mu kätte ulatati, siis ma olin täiesti esimesest pilgust armunud, sest ta sädeles nii ilusti ja ta on selline pehme ja hästi sõbralik ja tore. Ja muidugi ma tahtsin teada saada, et miks ta selline pehme on, et mis see teeb. Ja siis ma uuristasin oma näärivana kuskile alla serva väikse augu, et järele vaadata, mis ta sees on. Ta sees oli selline valge vatt. Ja siis kõikidel nende lapsepõlve nääride ajal oli minu kuusepuu all kaunistuseks selline mänguasi. Ja ma võtsin seda ka oma täiskasvanu ellu kaasa, et kunagi täiskasvanu on olemas ta ka ikkagi nüüd juba siis jõulupuu alla kaunistuseks pannud.